hambad tehtud, viised seljas, laman poodi, suled silmad ja kuulad mind. Kõik on jäänud vaikseks, kätte jõudnud õhtutund, see laul jagu paiste, toovad rahu, toovad und, see on just siin praega, mitte olnud, mitte... Hommik. Alustame hommikut väikse või päeva. Alustame päeva väikse hommiku võimlemisega. Ning täna meil on veel asju plaanis. Eks täis, mis teeme. Täna lähme veel jooksma hommikul. Ja siis näeme nii, et let's get this day started. Siin veel praegu selleks ajaks, kui see juba üleval on, te olete juba näinud seda, aga näete siin praegu ekspordib eilset vlogi. 9 minutit veel. Kui see ühele poole jõuab, siis lähme välja jooksma. Panen selle uploadima õigemini täpsemalt ja siis lähme jooksma. No nii, dressimoodi asjad seljas ja nüüd lähme siis jooksma. Täna on veits tuuline ja ilm ei ole just ka kõige värskem, aga muusika kõrva ja enda mondo mängime ja läheb. Nii et midagi ilusat ägedat näen, siis näitan teile. Aga here we go. Oleme jõudnud peaaegu hiigrilli juurde. Siin on niisugune rõon ehitatakse. Ja minu meelest majad pole mingi 1,5 aastat uuenenud ega muutunud. Endiselt. Aga kohe oleme oma jooksuga poole punkti peal vähemalt. Ehk siis 3 kilomeetrit on täitumas. 3 kilometers in 21 minutes 43 seconds. Lap pace 7 minutes 19 seconds per kilometer. Praegu on tuul. Ma hoian siin varjus. Aga vast jälle näeme. Aegu mööda veedetud ja niisugused tegevusi ja rollisid. Aga jah. Ei, igastahes me oleme lähenemas lõpusprintile, mis tähendab seda, et ma olen praegu Valdeku tänava peal, aga ma olen teisel pool Vabaduse põhjast, mul on vaja üle selle saada ja siis full sprint on koduni välja. Oi ble, fuck yes no. See ikka vapustab, mida inimese keha suudab teha. Moi vaikselt hakkas otsa saama juba. Jaks, kui ikka tunned, et võtad täitsa viimast, siis lihtsalt täiesti kuskilt lisapaagist tuleb see energia kuskilt sul. Täiesti, selles mõttes on minu meelest inimese keha ikka täitsa uskumatu esine. Isegi kui tal kuradi mootor enam ei jaksa, siis kuskilt ta võtab ikka selle kütuse ja teeb see lõpuni. Räigelt on jooksmine meeldima hakanud. Soovitan kõigil seda teha. Isegi kui olete üks mehed, kes ei tee jooksu. Või naised, kes ei harrasta jooksmist. Proovige. Palju mõnusam on kohe, kui esimesel päeval ei tulnud midagi. Jaksan midagi teha. Mul on täna 3. kord. Ja mul on siuke lõpus on siuke räigelt mõnus tunne. Pluss kell on praegu 10:40 ehk siis mõne inimese hommikajas algab. Mina olen täitsa juba üleval ja tegude valmis. Mida ma ka teen, sest mul on täna pikk päev. Nüüd ma sätin ennast natuke korda, koristan toad ära, teen suur kevadpuhastus jälle. Iga 2 nädala tagant teen seda. Koristan ära ja siis ajan selle kuradi parmu avemega ära. Siis proovime sõbra kätte saada ning selle kapi liistu asjus sinna minna. Sellega ühele pool saada ja siis lõpuks täna õhtul puhata. Väga mõnus. Ahaa, mis ma välja mõtlesin. Pean pomsi mängima ja tara ravima. Koliseb ja logiseb siin ja peab minema mingi pomsi elul üle. Hästi teed, siis käid igalt poolt otsimas, siis siuke soid, ma olen siuke 23 euri päevast teinud ikka ära. Et liist ma ajasin habeme ära lõpuks, siis ma teen minust vaja normaalsema inimese. Mis on need taharapunktidega? Iga kord on mingi kepp nendega. Haiseb ja siis need aparaadid ei tööta õigesti ja ühesõnaga 100 jama on, aga ma loodan, et täna läheb kiiresti. Õnneks siin ei
siin Valdekus on meil ainult üks aparaat. Õnneks meil ei ole täna kedagi siin praegu, nii et let's go! Rikas, motherfucking rikas! Ma sain 5,70 taara eest, ma pole elu sees nii palju taaradest saanud nagu üksinda. Ma ütlen teile, see on lotovõit. Täna tuleb tähistada 5,70. 5,70. Ühtegi 5 eurost. Aitäh! Nägemist! Ühtegi 5 eurost ei olnud. No mis sellest, klõbisev ongi parem, kes tuleb paberit pikaks, et mingi on 5,70, ma ei saa äkki üle. Väiksed asjad elus, mis teevad sind õnnelikuks. Aga ei. So, koristamine. Tüütu asi, teeme timelapsi. Tuumene tehtud, aeg on mopitada. Okei, plaanide vahetus, me tegelikult oma meelem tolmu ära ja siis teeme mopitan. Ja nüüd on mopi aeg. Tehtud. Loodan, et keegi märkab ka seda, et ma midagi tegin. Nüüd jääb ainult üle oodata, kuni põrand ära kuivab ja siis saab voodi linad ära vahetada ja tahaks ka vahetamist. Prügi välja viia. Ja all good. Koristatud sai. Linad said vahetatud. Köögi sain korda tehtud. Toad on koristatud. Nüüd on aeg korraks puhata. Täna vist jääb see ikkagi see kapiliistu juures käimine ära. Aga küll selleni ka jõuab, see ei ole isegi nii tähtsad täna. Lihtsalt lootsin, et saab ühele pool sellega, aga läks veidi kauem, kui ma arvasin. Aga nüüd ma istun siin, vaatan Patriots States räägib sellest Bostoni maratoni plahvatusest, siuke film tehtud. Ja eks näis, kas õhtu jooksul tuleb või midagi või ei tule. Hiljemalt õhtul võtame kokku. Aga praegu jah, istun, naudin, puhkan. Taaskord nautan endal tule põlema jätnud. Ei saa hakud niimoodi tühjaks. Hakud saavad tühjaks niimoodi. Jah. Tuli plaanide muutus, näed. Ja nüüd olen õues, liigume välja. Tegelikult on plaan selline, et teistpidist näete ka mind äkki. Okei, plaan igastahes see. Miks ma välja tulin on see, et ma kõnnin praegu auto järele. Et siis võtta see ja sõita lennujaama, et siis nende tüdrukule vastu minna. Tänaseks meie auto mudeliks on siis, nii palju kui me siin valguse käes näeme, on Subaru Outback. See on mingi aasta aega on raske öelda, aga tundub siuke piistmasin, siuke jõuline. Nina on suur, siuke tööroom ikka Mis tal siin parata? Eks ta veits must ole, aga no mis seal ikka. Siin taga on meil uus Subaru XV ka veel, aga seda me täna ei võta. Nii et lähme vaatame, mis siis saab. Kuradi seest ütleb, et auto näeb kuradi väga moodne välja, see on küll diisel. Aga no mis sa siin diisliga ikka parata saad, nii, et mis sa selle diisliga ikka parata saad. Tööroom, eks ta peabki siukene ökopill samas jaksama ka veits, aga ega ta nüüd linnas liikumiseks ikka kõige parem ei ole, aga nagu ma aru saan, siis ega selle autoga väga linnas ei sõidetagi. Ja ma annan siis pärast teada, kuidas siis sõidame Ülemistesse ära, siis ma parklas räägin, mis sellest autost siis veel huvitavat teada saada. Pärast siukest sõidukogemust hea auto on see Subaru ikka. Need lähevad suht tihti katki. Neil on parandusega on veits kallid, aga on need Subaru teadna. See oli esimest korda, kui mina üldse elus sõitsin nelikveolise auto. Teist korda, kui mina sõitsin nelikveolise autoga. Kurat, see nelikvedu, ma ütlen parandan ennast enne, ma ütlesin, et diisel, et ega ta linnas siuke. Kui sul raha on, siis sa siin linna vahel võid ju sellega paarutada küll nagu lollakas. Aga muidu on see, et mulle meeldib. Rool on mõnusalt, hoiab see nelikvedu, hoiab seda pöörderaadiost veidikene piirab erinevalt tagaveolisest, aga mulle selles mõttes istus väga see rool, kuidas ta händelis pööras ilusti teisele poole, ühtepidi, teisele poole, teistpidi, rooli pealt kõik volüümid, kanalid, kiirushoidja, siis suunatuled on need, et lükkad korraks õnnalt, siis teeb 3 klõpsu ja ise läheb kustu, et ei pea sisse lükkama täiesti kangi. Tal on rooli küljes pedaalid või lapatsid õigemini, millega saab käika vahetada. Proovisin, tead see automaadi,
võib-olla mõnes sportautomaadil on nagu vähe parem, aga ega need maastur või need kuradi Outbackid ja niisugused universaalkirjaga autod, ega nendel eks ta on ikka võimane, eks ta ikka ole võimane, jah. Aga ei, muidu kurta ei ole väga midagi, istmesoojendused 2 versioonis, low ja high veel ja üleüldiselt ma ütleks, et hea auto, noh. Üks feature, mis mulle Subaruti juures väga meeldib, ma kohe näitan, on see. Subaruti juures on see, et kui sa keerad süüdet. Teed pa siukseid ägedaid edasi-tagasi kõigepealt spidomeetriga. Okei, ja kui mul nüüd see automüügijuhi töökoht läbi saab, siis me nüüd ootame circa 20 minta. Ja umbes 20 minutit, siis me saame minna siit sõita 500 meetri edasi, et sinna lennujaama sisse sõita, sellepärast et seal on tõkke poolt sisse minnes on ju ainult 15 minutit tasuta. Nii et selles suhtes ma siin ootan Ülemiste parklas praegu, Ülemiste on seal samas. Ootan siin Ülemiste parklas, kuni tuleb kõne, siis panen autole kõrda hääled sisse, minekut. Inimest peale, tagasi Nõmmele ja siis koju tagasi. Pärast näeme kodus, siiamaani mina sisustan oma aega siis Instagram, Facebook ja Snapchat, kus te võite mind followida. Lõpus näete, kus ja mida. Kas midagi on muutunud ka või? Ei. See on siin. Ei, see oli sellepärast, et me tegime seda piipu, aga kindel või? Nagu mitte otseselt väga muutunud, aga kas ma olen midagi teinud? Ei, kust ma tööle sain? Ma ei tea ju. Ei ole jah? Nojah, siis läks tänane päev raisku. Langetagem pead. Tänase aja pärast, mis ilma asjata raisku läks. Nojah, äkki ta kunagi märkab. See on ämbrik. Oh my god, kui suur valu võtad. Oh! See ongi muutunud. Väga nice. Ühesõnaga, jah, ma tegelen sellega. Ja äkki Kristjan kunagi märkab ka, mis ma tegin. No siin ei ole enam talvejopesid. Okei. Näeme kunagi. Tšau, tšau.